no Maribel, me ei saa, iga nädal me peame korraks sinuga intervjuu tegema. Esiteks me tahaks kuulda, mis seiklused sind sel nädalal saatnud ka on. Kellega ja kus sa meile ei ole piltidele jäänud? Õnneks vist ei olegi ühtegi seiklust olnud, et sai küll nendest piltidest ja asjadest, et nagu näha oli Andrei ja Robin ikka täna mind toetamas, nii et... Ja Anna kallistasid Aalikat ka, ma vaatasin just, et kas siin on mingi... Nagu me teame, see Aalika tegi täna Wingman, mis on siis Andrei Savakini eelmise aasta lugu, Andrei ja Pluto, nii et pigem oli see selline, et sa tegid ära ja ta tegigi ära ja see oli väga kõva performance, nii et see oli pigem siuke sõbralik lihtsalt, aitäh! Kuidas sul oma performance'itega täna tunne on üldse, Bondi tüdruk ja siis hip-hoppar ja kummas kehas sa ennast paremini tunned? Mõlemas täiesti, ma olen täiesti valmis igas rollis olema, nii et jah, nagu ma ütlesin, Bondi inimesed, ma ootan kontrakti. Et mõlemas jah, ma olen väga õnnelik selle üle, mida ma täna tegin ja nagu näha, siis tegelikult Eesti rahvale meeldis ka see. Võib-olla veidike vähem kui teiste oma, aga siiski ma jõudsin 5. finaalvooru. Meid on 4 alles. Nii tore. Aga on kurb ka, et Andres lahkuma pidi? Muidugi on. Andres on rõõmupall meie seltskonnas. Ta on alati nii armas ja nii sõbralik ja nii vastuvõtlik, et mul on tõsiselt kahju, et ära läheb. Ja üldse see grupp, mis meil algus oli, see 10-kesi, et seda ju jääb järjest vähemaks, meid on nüüd 4 alles ja iga inimene, kes nüüd järjest läheb, on aina raskem, sellepärast, et sa saad inimestega aina lähedamaks iga nädal. Aga kas seda konkurentsi ei ole aina rohkem, et nüüd see võit juba hakkab nii käega katsutavaks muutuma, et tahaks kuidagi, ma ei tea, nügida natuke välja puksida kedagi? Ei ole õnneks, et meil on nii hea sõprussuhted siin omavahel, et pigem me just oleme üksteisele toeks ja elame kaasa kui see, et me nüüd hakkame kedagi likvideerima nii-öelda. Mida sa mõtlesid sel hetkel, kui sa seal väljalangemisttuas seisid seal ees, su nägu oli täitsa, kus sa oma mõtetega sel hetkel oled, kui sa seal ohukaksikus seisad? Ma isegi tead, ma lihtsalt palvetasin, ma konkreetselt lihtsalt palvetasin järjest ja tundub, et kes iganes kus kuulis neid palveid ja nüüd ma jõudsingi siia top 4. Top 4, aga seekord ilma pisarateta? Seekord ei, kusjuures lava peal ei olnud pisaraid, aga lava taga olid pärast, kui ma maha läksin, kui Andres tegi oma viimase selle räpi omasin, nii et tegelikult pinged on kogu aeg megalaes, aga ma olen nii tänulik kõikidele, kes minu poolt hääletasid. Aitäh teile!